kohe paneme selle käima. Nii. Ja saamegi alustada. Nii et siis tere veel üks kord. Mina olen siis nagu öeldud, Maili Vilson, Euroopa õpingute õppekava üks õppejõududest ja minuga koos on siin Stefano Bragiroli, kes on õppekava programmijuht ja Dalia Doman, kes on Euroopa õpingute magistrant ja meie kolmekesi siis seda infotundi täna veame ja tutvustame teile nii Skytte instituuti kui Euroopa õpingute õppekava. Selle infotunni kestus on maksimaalselt tund aega ehk kuni kella 5-ni. Ja nagu öeldud, siis me kõigepealt räägime kolmekesi igaüks natukene ja siis jätame aega küsimuste ja vastuste jaoks samuti. Aga ma ise siis kohe alustangi ja tutvustan lühidalt ka Skytte instituuti ennast. Et oleme siis Tartu Ülikooli poliitikauuringute instituut. Tegeleme õppe- ja teadustööga, mis puudutab politoloogiat, rahvusvahelisi suhteid, avalikku haldust ja muud poliitikauuringutega seotud valdkondi. Ja asume Tartus Toomemäel. Lisaks oma õppe- ja teadustööle siis tegeleme ka sotsiaalteaduslike rakendusuuringutega ja püüame siis anda oma osa ka nii-öelda ühiskondlikku debatti, mis puudutab ühiskondlikke teemasid, poliitikat, rahvusvahelisi suhteid. Meil on kokku 5 õppekava. Neist eesti keeles on siis riigiteaduste bakalaureuseõpe ja siis osaliselt Euroopa õpingute magistriõpe. Siis on meil 2 ingliskeelset õppekava rahvusvaheliste suhete ja poliitikauuringute vallas ja doktoriõppekava politoloogias. Me oleme suhteliselt väike üksus ülikooli mõistes. Meil on umbes 500 üliõpilast kokku ja 40 õppejõudu, kellest umbes pooled on siis välisõppejõud, välisteadlased, kes ka kõikides meie õppekavades õpetavad. Ja lisaks nendele on meil siis terve rida külalisõppejõude, keda me kaasame nii-öelda jõudumööda, kas siis üksikuteks külalisloenguteks, terveteks loengukursusteks. Aga neid siis iseloomustab just see, et nad on omal erialal tegelevad praktikud. Palun järgmine slaid. Räägin natukene lühidalt Euroopa õpingute õppekavast, kuigi õppekava ennast tutvustab põhjalikumalt Stefano mõne aja pärast. Aga natukene Euroopa õpingute õppekava taustast, et tegelikult see on väga vana õppekava, kui me vaatame tema loomisaastat 2003, aga viimati siis on ta põhjalikult just uuendatud äsja mõne aasta eest, kus me siis vaatasime üle kogu õppekava struktuuri ja sisu ja Stefano räägib sellest lähemalt. Nüüd 2000. aastate alguses, kui see õppekava loodi, siis selle mõte oligi kõige rohkem see, et valmistada ette inimesi, spetsialiste Euroopa Liidu valdkonnas. Selle mõttega, et Eesti, kui ta 2004. aastal siis liitus Euroopa Liiduga, et vajab suuremat hulka ametnikke, nii et sellised teadmised Euroopa Liidust, neid tuli nii-öelda nagu suuremas, laiemas ulatuses edasi anda, kui muidu seda tavalistes politoloogia ja avaliku halduse õppekavades tehti. Nüüd aega on edasi läinud, 20 aastat on küll möödunud, aga mõnes mõttes me näeme täpselt sama protsessi ka praegu, et kui te satute rääkima näiteks mõne Euroopa Komisjoni või mõne teise Euroopa institutsiooni, Euroopa Liidu institutsiooni esindajatega, siis nad ütlevad, et neil on eestlastest suur puudus. Nii et mõnes mõttes 20 aastat on läinud mööda, oleme teinud oma parima, aga jätkuvalt see vajadus on olemas. Ja vajadus on olemas mitte ainult sellepärast, et on tarvis ametnikke, kes Euroopa Liidu teemadega tegelevad, vaid lihtsalt sellepärast, et Euroopa Liit on saanud
meie elust niivõrd suureks osaks või niivõrd normaalseks osaks, et sõltumata sellest, mis valdkonnas keegi töötab, siis vajadus olla kursis, saada aru, mõista, kuidas Euroopa Liit üleüldse toimib, kuidas Euroopa mandril kogu poliitiline suhtlus käib, siis see on tegelikult lihtsalt juba enesestmõistetav kompetents, mida on vaja ja selleks ei pea töötama kuskil konkreetses asutuses, mis on suunatud siis Euroopa Liidu, mis iganes, suhetele Euroopa Liiduga näiteks. Nii et põhiosa sellest õppekavast on suunatud sellele, et ta annaks sellised taustateadmised just Euroopa Liidust, Euroopa Liidu liikmesriikide poliitilisest ja majanduslikust arengust, suhetest naabritega, see tähendab ka nende naabritega väljaspool Euroopa Liitu, ka nendega, kes on nii Euroopa Liidu laienemisprotsessis kui ka siis Euroopa Liidu piiri taga. Aga sellest enam on meie ambitsioon ikkagi valmistada ette spetsialiste, kellel on küll teadmised Euroopa Liidu teemadest, aga kes oleks ka laiemalt selliste ühiskondlike teadmiste ja analüütiliste oskustega, kes suudavad siis nii-öelda kohaneda isegi siis, kui vahetada selliseid nagu ametikohti, siis ikkagi on sellest haridusest nii-öelda nagu kasu ja seda saab rakendada siis ükskõik mis valdkonnas. Ja kuidas me seda siis teeme, et me läheneme sellele suhteliselt interdistsiplinaarselt, me ei räägi ainult poliitikast, kuigi see on suur ja peamine osa sellest õppekavast. Me räägime väga palju ka majanduslikust arengust ja teistest valdkondadest, samamoodi näiteks Euroopa Liidu õigusest ja muudest poliitikavaldkondadest samuti. Nii et õppekava nimi on Euroopa õpingud, aga tema kese on ennekõike Euroopa Liidu toimimisel ja tema liikmesriikide omavahelisel suhtlusel. Palun järgmine slaid. Ja mida siis ja natukene õppekavast lähemalt, enne kui Stefano sõna saab, et kuidas me siis püüame seda saavutada. Nii et ühelt poolt tõepoolest me räägime sellest, et on oluline saada teadmised, et Euroopa Liit on keeruline mõista, kui me ei tea selle ajalugu, seda kujunemislugu, laienemisprotsessi ja kõike muud, nii et ühesõnaga nii-öelda ka fakti ja sisu teadmised. Aga me tõesti soovime, et põhitähelepanu läheks sellisele enda arendamisele õppija kui isiksusena. Meie eesmärk on katsetada ja ellu viia seda õpet nii-öelda erinevatel meetoditel. Ja selleks me siis kasutame nii konkreetselt loengukursuste raames erinevaid õppemeetodeid, kui siis ka näiteks erinevat sellist juhtumi ja kogemuspõhist õpet ja proovime läheneda siis tõepoolest individuaalselt. Nii et põhirõhk on sellisel õpioskuste arendamisel, et saaks selliseid tänapäeva probleeme mõistlikumalt, otstarbekamalt lahendada. Ja meie õppekava puhul kindlasti on tähelepanuväärne või on see, et see õppegrupp on suhteliselt väike, meil on seal ütleme laias laastus 15–17 inimest ja see võimaldab meil läheneda suhteliselt individuaalselt, see võimaldab, kui ma räägin näiteks oma kursuse lõikes, siis kursus, mida mina õpetan, on Euroopa Liit maailmas, me räägime Euroopa Liidu välispoliitikast, siis küllaltki palju tuleb ette seda, et me proovime kohendada kursust oma kaasõppejõuga vastavalt sellele ka, mis teemad siis huvitavad meie õppijaid, nii et igal aastal võib see kursus olla nagu natukene erinev sellepärast,
et keegi tahab teada näiteks rohkem arengukoostööst, mida me muidu ei käsitle, keegi tahab teada Euroopa Liidu suhtlusest teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega ja muud sellist. nii et me püüame seda näiteks ka arvesse võtta. Ähm, ja praktikute ja külalisõppejõudude kaasamine, siis jah, tõepoolest, nii nagu ma ütlesin, me seda püüame pidevalt teha. Võib-olla mõned näited, mis siia tuua, Stefanil on küll hiljem ka kursuste loetelu tuleb välja, aga noh, näiteks hetkel on meil käimas sellel semestril kursus Euroopa Liit Eestis, Eesti Euroopa Liidus või oli see siis Eesti Euroopa Liidus, Euroopa Liit Eestis, ma ei mäleta, kumba pidi, mida näiteks loeb siis Välisministeeriumist suursaadik Alar Streimann, kes on meie külalisprofessor. Meil on loengud näiteks, loengukursused, mida viib läbi Kristina Kallas, kes praegu on küll samamoodi hõivatud oma põhitööga, aga siiski leiab aega ka ülikoolis õpetamiseks. meil on läbirääkimisoskuste kursus, mis on samamoodi siis, mida teeb Georg Merilo, kes on ise siis läbirääkimisoskuste praktik sealjuures. ja neid näiteid on veel, rääkimata siis üksikutest külalisloengutest kursuste raames. palun järgmine slaid. ja tõepoolest siis nagu ma ütlesin, et tahame pöörata rõhku ka sellele, et oleks olemas põhiteadmised Euroopa Liidust, aga ka natuke siis ikkagi vaadata Euroopa Liidust kaugemale ehk siis Euroopast kui kontinendist ja nende omavahelisest suhtlusest Euroopa Liiduga, mis on siiski see, mis defineerib ju meie mandrit suures osas. ja seetõttu siis ka vaatame nii-öelda seda regionaalset integratsiooni, et kas see on siis juttu Balkanist või räägime idanaabrusest, et need arengud on osa sellest. ja kuidas me siis seda teeme? et ühelt poolt on kindlasti kursusel vähemalt poole võrra või raske on öelda, erinevatel kursustel erinevalt, suur rõhk on nii akadeemilistel käsitlustel, aga teiselt poolt siis püüame ka vaadata seda, et kuidas see siis haakub sellega, mida me igapäevaselt võime meediast lugeda või jälgida siis laiemalt. ja Euroopa õpingute puhul siis on oluline rõhutada seda, et ma ütlesin ka korraks, et tegu on osaliselt eestikeelse õppekavaga, nii et see eestikeelne õpe on kombineeritud ingliskeelsega. see tähendab seda, et osad kursused on inglisekeelsed. me oleme nüüd reformi tulemusel püüdnud jõuda sinna, et kindlasti vähemalt pool õppekavast või üle poole õppekavast oleks eestikeelne. aga meie näeme, et sellel ingliskeelsel õppel on samamoodi oma väärtus, mitte ühesõnaga seda mitmel põhjusel, et loomulikult meil on välisõppejõude, kes lihtsalt ei saagi eesti keeles õpetada, aga kui me räägime igasugusest rahvusvahelisest töökogemusest või perspektiivist, kui me räägime Euroopa Liidu institutsioonidesse tööle minekust või ka mis iganes valdkonnas, kus Euroopa Liidu kokku puututakse, siis tegelikult ei ole võimalik seda lahendada ainult eesti keeles, hoolimata sellest, et eesti keel tõesti on üks Euroopa Liidu ametlikke keeli. et meie nägemuses ikkagi selline rahvusvaheline vaatenurk peab seal olema ja seda aitab see õpe ka tagada. kas järgmine slaid on juba, ahah, ja kellele õppekava sobib? enne veel, kui ma Stefanile üle annan, siis paar asja. see õppekava, nagu enamik Tartu Ülikooli magistriõppe õppekavu, on siis sessioonõppes. see tähendab seda, et magistrikraadi on võimalik omandada töötamise kõrvalt 2 või siis teatud juhtudel ka 2,5 kuni 3 aasta jooksul. õpe toimub siis 2 korda kuus
nädalavahetuseti. selle kohta on meil vist ka eraldi slaid, nii et ma hetkel täpsemalt ei räägi. Ma saan ainult öelda seda, et enamik meie magistrantidest ka töötab õppimise kõrvalt ja Dalia saab seda omalt poolt kommenteerida. Äh, siis ühesõnaga kõik, kes töötavad, et nendele ei pea muretsema, et see õppekava selles mõttes ei sobiks. Loomulikult tähendab see, tuleb endale teadvustada, et see tähendab ikkagi täiendavat koormust, sest et lisaks töötamisele, eriti kui see on täisajaga, siis tuleb ka pühenduda, leida aeg õpingutele pühendumiseks, nii nii et see ei tähenda, et väljakutset ei oleks, aga loodetavasti on see selline väljakutse, mida on võimalik oma ülejäänud eluga kombineerida. Siis rääkides varasemast taustast, siis me otseselt ei eelda, et meie tudengitel peaks olema erialane taust, ei pea olema poliitikauuringute tausta, ei pea olema, ma ei tea, avaliku halduse tausta või midagi muud sellist. meie näeme selles väärtust, et meie tudengid on väga erineva taustaga ja see on tekitanud läbi aastate täiesti suurepäraseid mitmekesiseid õppegruppe. ja see on üks aspekt, millest me ka seetõttu tõesti kinni hoiame, et ütleme, et selline huvi ühiskonna toimimise vastu oleks nagu mõistlik eeldus tulla sellele õppekavale, sest et kui me väga palju arutame kursuste raames, et siis on nagu mõistlik, et kõike ei saa lugeda raamatust või internetist, vaid et jälgime ka päevasündmusi ja kõike muud. Nii et selline elementaarne huvi ühiskondliku arengu vastu peaks olemas olema. Siis nagu ma ütlesin, siis õpingute ja töö kombineerimine pluss võib-olla siis enda proovilepanek nii-öelda uues valdkonnas, kui hariduslik ja erialane taust on mõnevõrra erinev. et siis selline avatus peaks ka kindlasti olemas olema. nii et ja lisaks siis viimane punkt, et inglise keele oskus, et ka eestikeelsete kursuste puhul me enamasti töötame ingliskeelsete materjalidega. nii et inglise keele oskus ikkagi vähemalt kesktasemel on vajalik selleks, et sellel õppekaval õppida. Küll aga on võimalik näiteks lõputöö või lõpueksam siis teha eesti keeles. kui nagu materjalid ja andmestik seda lubab. palun järgmine slaid. Enne, Stefan, kui ma annan sulle üle, siis luba, ma ütlen veel paari asja. et ma juba mainisin, et mina olen siis õppejõud konkreetselt kursusel Euroopa Liit maailmas, mis käsitleb Euroopa Liidu välispoliitikat. õpetan seda tavaliselt koostöös ühe teise õppejõuga, Toomas Linsenmeieriga. ja võib-olla ma lühidalt reflekteerin oma kogemuse üle õppejõuna, et mis mulle on eriti nagu meeldinud sellel õppekaval õpetades, et mis võiks ka nagu siis ühesõnaga anda aimu sellest, et millised tudengid meil võiksid olla. et see, kuidas meie oma kursust teeme, on niimoodi, et see on üles ehitatud nii loenguplokkidele kui seminariplokkidele. tavaliselt oleme teinud nii, et meil on, kui kohtumised on 2 korda kuus laias laastus, kokku 7 korda semestris. ja kui pikk on semester, sellest võime eraldi rääkida, kui keegi on õppinud kuskil teistsuguses süsteemis. et me püüame teha siis nii, et on olemas nii loeng, aga selle kõrval või sellele järgneb siis ka seminar. meil on eriplokid, me räägime nii sellest, kuidas Euroopa Liidu välispoliitikat kujundatakse, millised institutsioonid on olulised, aga põhiosa me tegelikult pühendame siis Euroopa Liidu suhetele erinevate toimijatega, kas me räägime Euroopa Liidu USA suhetest, kas Euroopa Liit ja näiteks
Euroopa Liit kui väliskaubanduse võim, siis ma ei tea, Euroopa Liit ja Hiina, Euroopa Liit ja Venemaa, Euroopa Liidu laienemine kui selline, et kõik need teemad käivad sealt läbi ja nagu ma ütlesin, et siis vahel ka kohendame nagu vastavalt sellele, mida on kui kellelgi on nagu selline erihuvi, siis me proovime seda samuti võimaldada. Ülesannetena, mis me oleme kasutanud, ühelt poolt me oleme proovinud teha selliseid kirjalikke ülesandeid, mis aitaks meie tudengeid ette valmistada lõputöö kirjutamiseks, kui nad seda tahavad. Aga teiselt poolt ka oleme teinud selliseid praktilisemaid ülesandeid, näiteks lasknud kirjutada poliitikapabereid, ehk siis mis võiks olla selline praktiline ülesanne selleks, et kui mingis kontekstis on ise vaja sellist dokumenti toota, et näiteks siis tööalaselt, et siis seda saaks ise katsetada ka. Ja tõepoolest ma pean ütlema ja siis ma kohe umbes minutiga lõpetan, et minule on väga meeldinud see, et meie õppegrupid on mitmekesised, see tähendab, et seal on korraga nii neid, kes tulevad otse bakalaureusest või on võrdlemisi äsja bakalaureusekraadi omandanud. Samamoodi on seal inimesi, kes on näiteks 10 aastat teinud midagi muud, töötanud ja siis otsustavad, et nad tahavad tulla ülikooli. Nad kas juba on teinud mingit sorti karjääripööret või siis õpingute käigus reaalselt kavandavad seda. Ja on ka näiteid inimestest, kes ongi pärast seda läinud kohe tööle sellistele erialastele Euroopa Liiduga seotud valdkondadesse. Samamoodi hariduslikust taustast. Jah, võib-olla lihtsam on, kui natukene on juba mingisugune arusaam rahvusvahelistest suhetest või poliitikast, aga teiselt poolt, kui on ka selline erialane või ütleme tööalane kokkupuude Euroopa Liiduga, siis see annab ka väga palju juurde, sest see on selline praktiline käegakatsutav asi ja me saame seda panna siis nii-öelda sellisesse laiemasse akadeemilisse sellisesse konteksti, et võib-olla tööalaselt sa vaatad mingit ühte kitsast lõiku, mis puudutab Euroopa Liitu ja sul tegelikult seda suurt pilti ei teki sinna juurde. Nüüd see on see, kus see õppekava aitab. Sa saad aru, kuhu sinu töö võib siin, kuhu siin suuremal pildil ta mahub. Nii et selles mõttes valik ja ampluaa on lai. Aga ma lasen nüüd edasi, ma annan nüüd sõna edasi Stefanole ja Stefan tutvustab seda õppekava juba konkreetsemalt. Ja tuletan ka meelde vahepeal, et kui on küsimusi, võite julgelt kirjutada ka chati, pärast vaatame ja loeme ja vastame neile. Palun, Stefano. Ja, aitäh Maili ja tere tulemast kõigile minu poolt ka. Selles osas räägin inglise keelt. So as Maili said, I will try to give a more in-depth overview of the curriculum, but I will maybe start with some points which to some extent Maili has already touched upon, but kind of, really to fix them, to make things very clear. The first one really relates to the way in which you will be learning. Again, we will have meetings that take place across the semester. We'll have 7 meetings. You will meet in class Friday and Saturday. And at the same time, we will have an online window which integrates the learning of Friday and Saturday. At the moment, it takes place on Wednesday evening. So overall, the message we give you is that regardless of what's the reason why you want to start in our program and what attracts you towards European studies, is that because of this format, you can definitely make a good use of your time. You can have a quality master level education focused on very timely issues, unpacking very timely dimensions and perspectives. At the same time, you can still use your time to do many other things. Now, in terms of balance, we have indeed courses in Estonian and in English. At the moment, the balance is in favor of Estonian. Around 60% of the courses are in Estonian, 40% are in English. The program, again, provides you an in-depth understanding of how European integration, the whole process of
political and institutional dynamics behind European integration and the process of bringing together European countries into increasing unity works, but at the same time gives you a practical and applied perspective. This works very well also because along with a quite rich team of teachers, both Estonian and international lecturers, as Maili mentioned, we also try to bring on board policymakers, practitioners, and people that really work in the field. So again, you can really combine a good in-depth conceptual, theoretical understanding with also a very practical connection to the discipline itself. In terms of concluding your studies, we also have two possibilities that can bring you to a successful conclusion of your master studies career. On the one hand, you can write a master thesis. On the other hand, you can have a final exam, which is complemented by a final project, which is more applied. So again, really, you can choose what fits you better in terms of your career development, or again, where you want to go professionally after. Now, a bit about the structure of the curriculum. So, the curriculum itself consists of 5 modules. The one that somehow brings everyone together, and regardless of what is your background, politics, or again, economics, journalism, social sciences, history, and so on, is the core module. The core module basically provides you the foundation, very much is like, the base of your learning. It looks at dimensions that relate to European studies and European integration in different realms. I will show you more after about, let's say, the individual courses, but again, we have economics, we have law, we of course have institution and politics, we have foreign affairs, and so on. Then basically what we provide you with after that is a methods and skills module. Here the idea is that we give you the tools not only to be able to process and understand, research and let's say what has been done in terms of scientific production when it comes to European studies, but also to produce it yourself. This gives you 2 types of skills and methods. One is, let's say, the methodology to be able to engage in and understand the research. The other one is also very applicable skills, such as, for example, project writing, such as, for example, leadership and negotiation. So something that can be very, very directly applied in very different professional contexts and environment. Then we have the policy and governance module. That is the module that allows you to deepen your specialization on different policies that are very timely when it comes again to European integration itself, and as Maili said, broader Europe and European affairs. We also have an optional module that consists of 12 ECTS. There, basically, you can include and add any course that the University of Tartu offers in order really to kind of, customize more your learning and your study. We then have a thesis module. Thesis module consists of a master thesis or final exam, plus a master seminar, which is there to support you in the development of your thesis or the finalization of the comprehensive exam. That basically starts from the 2nd semester and accompanies you until the last semester. So we basically not only support you in the development of your thesis or of your final exam as it comes close to you, but very much across the program and across your study experience. Now, a couple of additional features. There will be, as mentioned before, 7 meetings per semester across the semester, Friday and Saturday in class, plus an online window. All the core modules, so the core courses will take place during the first year, while during the 3rd semester, we give you the possibility, of course, if you are interested to,
to study or conduct an experience of study abroad if you are interested. Some of our students do that, and that can also help again with the development of their thesis or of their project, and in any case, again, bring different perspective to the learning. While the fourth semester is generally dedicated to writing your thesis or working on the comprehensive exam. Now, here you can see the curriculum for the forthcoming semester. So what we offer at the moment, starting from September. What you can see, for example, in the method and skills module is a selection of courses that include both methodological and methodological courses that, as I said, help you to understand and engage in research, but also very applied courses such as, again, leadership and negotiation, funding programs, behavioral insights in policymaking. In the EU core module, you have, again, these main 5 courses that provide the foundation from policymaking to EU in the world. Maile was mentioned that before. EU economic governance, EU law, and a course that I teach myself, contemporary challenges to European integration, where we look at very much what is happening now, what is very much at the top of the agenda and very timely when it comes to the most recent developments. You can also see the policy and governance module. It consists of 7 courses. Next semester, there will be 3 courses offered: EU enlargement and challenges of the wider Europe. I teach that myself. Then we have EU in Estonia and Estonia in the world, that was already mentioned, and EU security policy. One thing that is important to mention, exactly because of the format that the program assumes. So again, we have Fridays meetings, Saturdays meeting, and we have sessions of 90 plus 90 minutes per course. Exactly as it was mentioned already before, there is a lot of interactive learning, a lot of group learning, a lot of student-centered and student-focused approach to the overall learning and teaching process. In terms of timing of the courses, the method and skill module and the EU core module includes courses that are offered every year. So every year, these courses are offered. And when it comes again to policy and governance module, courses are offered every 3 semesters. So basically, you will have the chance to take them all, but again, every 3 semesters, 2 or 3 of them are offered. Now, the last courses that I would like to mention is the optional module. As I said, this is very much up to you how you want to fill it in. Some students decide, for example, to take language courses, and this is definitely a possibility, but very much the customization is up to you. One important thing that I also want to mention is that, let's say, in case you would like to take more courses and you have time to take more courses than the 12 ECTS mentioned here, there is always the possibility to take more optional courses. The only thing that is, of course, important to mention is that the ones that count for the completion of the curriculum are the 12 that you see there listed. And again, here you have also the thesis module, 24 ECTS. 9 ECTS are computed for that seminar that supports you in the development of your thesis or in the preparation of the final comprehensive exam, while, again, 15 ECTS are come either from the thesis or for the final comprehensive exam itself. In terms of career perspectives or where our students are, part was already said before, but I think I still want to see where we can find most of our students. Many of them have already been working during, let's say, as they join the program.
but again, they come from, or again, they will find career development in state institutions, in local administration, some at EU level. Again, embassies and ministries are also destinations where we can locate some of our students. But beyond that, I would say that, again, European studies, understood in a broader sense, can really provide very good perspective and career development when it comes to medias, information sector, but also exactly because of its applied nature. Many of our students work, for example, in think tanks or in organization that work with project developments, funding, and so on, and also, of course, private sector and entrepreneurship. So as you can see, again, the career perspective, I would say also the career consolidation that our program offers is as multidisciplinary as the type of student that it enrolls. Maybe the last two things that I would like to mention. One is that we are very proud to highlight that our program offers its activities and is organized and is supported by the Jean Monnet Center of Excellence. There are very few in Europe of such sort, which is co-funded by the Erasmus program of the European Union. The Center of Excellence is called Rejuvenating Democracies in Europe. It basically supports a lot of activities within the framework of our institute, but in particular, it has been extremely useful for the development and the consolidation and the innovation in our program. Last thing that I would like to mention is something that, let's say, goes beyond the formal learning and, let's say, the curriculum itself, but basically has to do with what you will find in our institute and as part of your study experience as you join the program, as opportunities and as possibilities that simply by joining our program are provided to you. Well, first of all, again, we have a lot of activities going on in our institute, from writing boot camps to, again, events, conferences, public lecture, policymakers, scholars passing by our institute literally, if not daily, I would say, every week. We have very many opportunities of socialization among students. I just mentioned one there, what we like to call the legendary Keriku Autumn School that brings together our students. We have two of them, one in Estonian language and one in English. You are welcome to join both of them. Then we have basically study visits, which are organized both as part of the program, but also as part of different opportunities that pop up at the institute, since, again, we have a number of projects, a number of cooperation with different universities. So, again, there are quite a lot of opportunities for students to engage in study visit and extracurricular activities. Summer school, autumn school, workshops, simulations, as I said, and this was mentioned also by Miley, interactive learning, opportunities to study abroad in short term and, again, for a semester, internship opportunities, and, again, in addition, of course, to enjoy and profit from the sport culture events that are organized both inside our institute and within the framework of our university. And now, annan sõna tagasi Mailile. Ja, aitäh. Mul on nüüd ainult üks slaid, väga praktiline, ja siis ma annan kohe sõna Tarjale. Ja see on siis vastuvõtust. Üks küsimus on ka vastuvõtust, nii et ma kohe siis adresseerin seda, et vastuvõtt on siis tegelikult juba praegu käimas ja lõpeb seal juuni lõpus. Täpselt kuupäeva peangi järgi vaatama, panen siia chati kohe, kui võimalus tekib.
Aga sisseastumine on siis kahe tingimuse alusel. Üks neist on erialakatse, mis on siis 75% ja läheb arvesse ka eelneva hariduse või eelmise õppeastme keskmine hinne siis veerandi ulatuses. ja see erialakatse kujutab endast sisuliselt intervjuud vastuvõtukomisjoniga teie motivatsioonikirja ja CV põhjal. Nii et sisuliselt vastuvõtukomisjon on siis see, kes nii-öelda, kellega teil on kokkupuute, kes siis komisjon saab küsida teie käest küsimusi ja teie saate küsida komisjoni käest küsimusi. Motivatsioonikiri tuleks esitada koos kandideerimisdokumentidega, samuti ka CV. ja motivatsioonikiri on siis see koht, kus te saate selgitada, et miks te soovite sellele õppekavale kandideerida ja võib-olla, kuidas teie senine elukäik või hariduslik või tööalane taust siis suhestub nende õpingutega või mis on teie siis nii-öelda selline eesmärk nende õpingute puhul. et nagu ma juba varasemalt ütlesin, siis me ei eelda, et peaks olema erinev taust või peaks töötama Euroopa Liiduga seotud ametikohal. et põhiline on just see, et kuidas et teil endal oleks mingisugune nagu nägemus, mis kasu te sellest saate, mis on teie konkreetne huvi, kas on mingi konkreetne valdkond, kus te soovite ennast täiendada, kas on mingi laiem, ma ei tea, karjääripöörde ambitsioon või midagi muud taolist. ja mis puudutab seda motivatsioonikirja pikkust, siis 4600 tähemärki. ütlen niimoodi, et ausalt öelda mõõtnud ei ole me seda kunagi aga oleme lähtunud sellest, et see oleks nii-öelda nagu soovituslik maksimum. et kui keegi kirjutab lühema, siis ei juhtu sellest midagi, kui on paarsada tähemärki pikem, ei juhtu ka mitte midagi. nii et selles mõttes ma arvan, et see 4600 on arvestatud iseenesest koos tühikutega. aga see ei ole nii-öelda selline range asi, et pigem lihtsalt mõte on see, et ei tasuks kirjutada liiga pikka, et kui vastuvõtukomisjon peab neid väga palju lugema, et siis 5 või 10 lehekülje motivatsioonikiri, et see hakkaks võib-olla käima üle jõu ja alati saab täpsemalt, siis ongi ka, millest vestlusel rääkida. nii et ei ole range ja kedagi sellepärast küll ei elimineerita, et see on pigem lihtsalt aluseks meie vestlusele. teisele küsimusele ma vastan pisut hiljem, aga praegu ma annaksin sõna Taljale ja Taljale me vist küll, kuidas see ülesande püstitus oli, et miks sa tahtsid õppida Euroopa õpinguid ja kuidas sul siis läheb, et ma annaksin tegelikult selle sulle täiesti vabaks, et räägi sellest, mis sulle endale tundub oluline, kas selles kontekstis, mida me Stefaniga oleme rääkinud, tahad midagi sealt kommenteerida või lihtsalt reflekteerida oma õpikogemuse üle. palun. ja just, suur aitäh sulle. Maili, tere minu poolt ka, minu nimi on Talja. Nagu mainitud, olen siis Euroopa õpingute tudeng, täpsemalt esimese aasta üliõpilane. Jah, ja tegelikult ma tahangi rääkida peamiselt sellest põgusalt, kuidas ma üldse selle erialani jõudsin. Ja ka seda, et milline on olnud siiani minu kogemus siin õppides. Enne magistrisse astumist olin ma ka samuti juba Tartu Ülikoolis tudeng, ma olin lõpetanud ka Skytte instituudis riigiteaduste eriala ja tegelikult juba õppides varemgi Tartus ja bakalaureust tehes olin ma kindel, et tahan kindlasti minna ka edasi õppima magistrisse. Aga ma ei olnud kohe kindel, et täpsemalt, mis eriala. Ilmselt, nagu te ise ka teate, on sotsiaalvaldkonnas ja Tartus üldiselt ja ka Skyttes endas ju palju erinevaid põnevaid erialasid, mille vahelt saab valida. Aga üks, mis mulle kohe sõela peale jäi, oligi Euroopa õpingud. Selleks oli mitu põhjust. Esiteks mulle tundus, et see läheb hästi minu nagu varasema akadeemilise taustaga, minu akadeemiliste huvidega, mis ma olin siis välja arendanud enda bakalaureuse õpingute jooksul. See läks kokku ka minu isiklike huvide ja kogemustega ning kindlasti ka minu karjäärialaste ambitsioonidega.
ja ma ütleks ka nii palju, et need on ka niisugused peamised asjad võib-olla, mis minu silmis inimesed selle erialani toovad. et nii Maili kui ka Stefano on ka ise rääkinud ja kirjeldanud, et mis tüüpi inimesed meile õppima tulevad. Ma olen nõus täiesti minu kogemusest ja minu kursusel just ma ütleks, et umbes pooled inimesed ongi need, kellel on kas mingisugune varasem akadeemiline kokkupuude, kas siis riigiteaduste politoloogiaga, võib-olla ka mõni muu sotsiaalvaldkonna ainega. Ja siis on ka need inimesed, kellel on karjäärialane kokkupuude Euroopa Liidu institutsioonidega, nii Eestis kui ka välismaal, või siis ka suur huvi ennast nagu juurde täiendada selles valdkonnas, et inimesi on kindlasti väga erinevaid. Aga enne seda, kui mina ise selle siia õppima tulla, tegin ikkagi natukene ka kodutööd ja mõtlesin, et kas ja kuidas see mulle sobib. Ja mul oli kohe kaks asja, mis tõid mulle väga palju kindlust selle eriala juures. Esiteks oli see, et mul oli võimalus rääkida ühe Euroopa õpingute vilistlasega, kes oli lõpetanud enne mind, ja küsida siis, et kuidas talle see eriala meeldis, et ta kirjeldaks seda mulle natukene, kas oli raske õppida ja kas ta soovitab seda nii-öelda sõbrale. Ja sealt ma sain hästi positiivset tagasisidet, ka niisugust nagu võib-olla isiklikumat mingit kirjeldust tema kogemusest, mis oli taaskord väga positiivne ja ta ütles, et kindlasti mine ja proovi. Ja noh, see muidugi oli nagu kindlust andev. Teine asi, mis väga aitas mind nagu selle otsuse sooritamisel, oli see, et ma olin varasemalt kokku puutunud paljude õppejõududega, õppides bakalaureuse tasemel. Kuna ma olin õppinud samas instituudis, siis mul oli juba ettekujutus ja mingisugune teadmine, kuidas instituudis õppimine käib, millised on minu ootused, aga ka see, et ma teadsin, et see õppe kvaliteedi tase on tõesti, noh, on väga hea. Et meil on väga kompetentsed professorid ja õppejõud, kes suudavad ka kõige kuivemad metodoloogia ained väga hästi ära seletada, väga huvitavalt ära seletada ja ka mingisugused raskemad kontseptsioonid samuti selgeks teha kõikidele inimestele, vaatamata sellest, et noh, kõigil ei ole üldse nagu selle valdkonna tausta, et jah, tõesti, see tõi mulle ka väga palju kindlust, et see on just nagu see koht, kuhu ma tahaks õppima tulla. Samas mul oli ka mingid kahtlused, mul oli täpsemalt kaks asja, mis puudutas just seda, et tegu oli sessioonõppega ja mina varasemalt olin õppinud ju päevaõppes ja ma ei olnud kohe kindel, et kuidas see mulle sobib. Et täpsemalt oli niisugune kahtlus, et ma kartsin, et võib-olla ei teki nagu korralikult mingisugust õppimise rütmi, kuna sa näed ju harvem või noh, sa käid koolis harvem praktiliselt nagu koha peal kui tavaõppes. Et siis see oli üks kartmine, mis mul oli. Ja teiseks kartsime ka seda natukene, et kuna taaskord sa näed enda kursusekaaslasi harvem, et äkki ei teki nagu mingisugust head nagu kontakti või suhtlust kursuse vahel. Aga nüüd, olles juba peaaegu aasta õppinud Euroopa õpingutes, saan ma kindlusega öelda, et ei olnud absoluutselt muret, et ei olnud üldsegi põhjust muretseda, tähendab selle pärast. Esiteks, see rütm tekkis väga kiiresti, sest et see programm on ikkagi üles ehitatud niimoodi, et sa ju õpid ka jooksvalt terve selle semestri vältel, mitte ainult koha peal, et ikkagi on ju ka asju vaja nagu ette valmistada ja kohal teha ja nagu Stefano ka varem mainis, on meil ka hästi palju või võrdlemisi palju ka rühmatööd nii kohapeal kui ka kodus, et siis see loob hea võimaluse sellise nagu rütmirežiimi tekkimiseks. Aga ka selle, et tegelikult sa oled pidevas suhtluses enda kursusekaaslastega ja inimestega, kellega sa siis neid aineid koos võtad. Ja samuti need päevad, kui me näeme, me oleme põhimõtteliselt 2 päeva järjest, reede ja laupäev koos, terved päevad, et see kindlasti aitab ka nii-öelda kursusel kokku kasvada ja suhelda, et ei ole absoluutselt probleemi. Samuti peale reedest tunde teeme me ka akadeemia väliseid üritusi koos ja see ka kindlasti aitab nagu seda suhtlust hoida, et lõppude lõpuks ei olnud
kummagi asjaga absoluutselt probleemi ja saan väga julgelt soovitada kõigile, kes on huvitatud sellest erialast, et kindlasti tulge proovige. Jah, et ma olen igal juhul kahtlemata ise rahul. Et arvan, et kõik, kellel on kas mingi varasem kokkupuute või huvi Euroopa õpingute vastu või siis suur motivatsioon ja tahe midagi põnevat juurde õppida, et kindlasti kandideerige. jah. aitäh sulle, Natalja, ausõna, see ei olnud see oli aus tagasiside. jah, jah. aitäh sulle, nii.